see ei olnudki tegelikult mingi trikk. Aga mootor oli mul kaetud lihtsalt ühe linaga, et siuksed asjad seest välja ei tuleks. Aga mootorilt katte eemaldatud, mootor enam on kokku pandud, see on tänava automootor ja see on BMW V8, siin midagi erilist ei ole. Ta on ju vabalt hingav, turbot tal ei ole, kasutan teda nii nagu ta on originaalist tulnud ja veel on jäänud klapiõmbrikaanet peale panna ja karteri külge ja siis kollektorid, aga need on kõik juba väiksed asjad. Detailne osa on tehtud, seda filmida ma järjekordselt ei jõudnud, sest ma olin ikka täielikult komakäpp filmimise peale. Ja teine asi, ma vajun ikkagi lukku, ehk siis ma jään tööle. Aga hea on see, et see mootor käib ringi, nukaajast on kõik paika pandud ja nüüd on vaja veel klapi ümber kaanet panna. Nii et üleval poolt saavad siis tööd tehtud. Jep, ülilihtne ülesanne ja see on tehtud. Klapiõmbrikaaned on peale pandud ja nüüd saab see veel järgmist tükki keerata. Siia tuleks ära panna 2 veetoru, mis ühenduvad siia taha aukudesse ühe kollektori abil. Ja kui need on ka küljes, siis ma keeran mootori teistpidi. Olin juba lootust kaotamas, sest et ma ei leidnud sellist oorõngast, mis on paks, aga kunagisest V8 remondist on mul oli üks väike krippkott kuskil. Siin. Kus sees olid siis need oorõngaid mingisugused versioone, mis on just V8 omad. Ja ma õnneks leidsin selle. See V8 mootori remont oli umbes 5 aastat tagasi. Aga see on alles. Ja see käib siia. Ja ära alla prissi panna. 2 kätt oleks küll vaja, aga tada. Võt niuka värk. Nüüd, kui see saab kinni, siis on ülejäänud poolt suuremas asja tehtud. Ma veel mõtlen, kas siis selles kollektori ma panen enne peale või pärast.
ja väljastega samamoodi, et vasakut poolt tegelikult võib-olla isegi parem hiljem on. Ehk siis oote küljes. Nii. Veekollektor on küljes. Torud on mul ühendatud. Siia see uue toorõngad ka pandud. Ja siitpoolt see asi võiks olla juba valmis siis. Või põhimõtteliselt valmis. Sellega sai need torud siia ära pandud. Veekollektor külge, poldid kinni, tihendit ei pannud, panin silikooni. Jep, täpselt nii ongi nagu ütlesin. Ja see osa on valmis hetkel. Nüüd on vaja väike karter, aga väikest karterit on vaja veits keevitada enne. Nii et seda ma täna külge ei pane ja ma seda ei viitsin õhtune teha ka. Sisselaskolektor on mul see kuskil auto pakiruumis, nii et ta jääb ootama seda hetke, kui ma auto sisse jään. Ja ega siin paljuna polegi jäänud. Mart Varst saab käivitada. Loodame, et lähipäevil. Aitab tänaseks sellest V8 mootorist. See on nüüd siin taga mul. Panin ta katte alla. Ootab, et ma jõuaks selle juurde tagasi. Loodan, et ma teen seda lähipäevil edasi. Aga me ei tea kunagi, kuidas läheb. Ja siin on nüüd järgmine mootori projekt. Hakkab pihta lähihetkel. Tegemist on M50 B25-ga. Ja see mootoriplokk on siis just tulnud puurimisest. Ploki tasapind on lihvitud, augud on suuremaks puuritud, hoonitud, kõik on valmis tehtud, et sinna saaks kolvid sisse panna. Ja ka kolvid on siis selliselt, et igale augule on oma kolm. Nad on kõik mõõdetud sinna sisse. Vaatame siit karbi seest. Esimene kolm, mis välja tuli, number 6. See siis tähendab seda, et see kolb läheb 6. silindriasse. Nii et kohe-kohe hakkab ka driftiauto mootori tegemine. Ka sellepärast on suht kiire see V8 pukist eemaldada, et oleks uuele plokile koht, kus olla. Sellega see video täna lõpeb. Ma loodan lähihetkel kohe uue video teha, kuidas areneb siis see mootor siin või hoopis see mootor seal või midagi muud selle autoga siin. Aga selleks, et seda näha, pane like, subscribe ja jaga seda videot ja võid küsida vabalt ka kommentaaridest mõne küsimuse, millele ma üritan siis vastata. Nii et head nägemist!